Viplala lood 9. peatükk. Puuviljakorv. Neid ei avastatud. Terve päeva jooksul ei leidnud neid keegi. Kella 6 paiku pandi kauplusest tuled põlema. Poeproua viis kõik angerjad, heeringad ja vorstid jääkappi ning koristas väheke siit ja sealt. Ali pühkis poepõranda puhtaks, kuid unustas õnnekombel nurgakese juustuvirna taga. Nõndaks ja nüüd kass poodi, sõnas proua. Imepisikeste perekond jäi surmvaikselt istuma, kuni kauplus suleti ja nii proua kui ka Ali lahkusid. Siis piilus Viplala õige ettevaatlikult ümber nurga, juustu tagant välja. Ta tõmbas pea kohe jälle tagasi ning sosistas. Seal ta istub. Kes? Kass? Jah, üks suur kõuts. Ka Nellatella piilus nurga tagant ja nägi samuti kassi. See oli ilus must isa kass, valge rinnaesis ja valgete vurrude ja valgete käppadega. Üsna armas kass. Terve plommide perekond armastas hirmsasti kasse ning nad oleksid seepärast parima meelega seda kassi silitamagi läinud. Aga kui sa oled väike nagu hiir, muutud ka hiirena kartlikuks. Ja seda nad just olid. Niisama hirmunud kui hiired. Õieti me polegi midagi paremat kui hiired, tähendas härra Plomm. Me nahistame koogi ja juustu kallal ning kui kass tuleb, peidame ennast nurka. Juba ta nuusib, hüüetas Johannes, kes oli ka piilunud. Ta tulebki siia poole. Kas ma võin? Alustas Viplala ning liigutas oma käsi. Jah, Viplala, vastas härra Plomm tõsiselt. Kuidas see mulle ka südamesse läheb, ma usun, et on parem ettevaatusabinõud tarvitusel võtta. Kass on meil elu kardetav. Me ei saa jooksu pista ja mõne riiuli peale ronida, sest küllap on tema meist kärmem. Kallis Viplala, ma loodan, et sa suudad kunagi hiljem kassi jälle elusaks teha. Aga ma leian, et sa pead ta nüüd ära tinistama. Juba tehtud, isa, teatas Johannes. Vaata ainult, kass on juba kivist. Nad astusid juustude varjust välja. Seal seisiski must kass, nina haistvalt püsti, üks esikäb põhus, uhke must kassi kuju. Oh, vaene kassike, ohkas Nellatella tasa. Ma loodan, et sul ei tarvitse kauaks kivikujuks jääda. Nõnda, ütles härra Plomm. Nüüd tuleb meil esmalt järele kaaluda, kuidas me siit minema pääseme. Sest kindel on, et me peame poest välja saama. Siin on liiga ohtlik koht. Päeval käib siin ülemäära palju inimesi ja öösel käib kass. Ehkki kass on nüüd kivist. Aga kui poeproua homme hommikul märkab, et kass on kiviks muutunud, tõstab ta kindlasti suurt kära. Kas me võime veel siin ringi vaadata? Küsis Nellatella. Hea küll, ütles ta isa. Aga mitte liiga palju näkitseda. Kas kuuled? Me oleme küllalt söönud. Näkitsemata jätta oli hirmus raske. Siin leidus kirsse, ploome ja oivalisi roosakaid virsikuid. Oli kuivatatud õunu ja kompotti. Nad näkitsesid kõige küljest natukene. Vaadake, kus mina olen, hüüdis Nellatella. Ta istus kõrgel korindikoogi otsas. Viplala oli viigimarjade keskel ja... Aga Johannes? Kuhu oli jäänud Johannes? Appi, kuulsid nad Johannese häält. Kus sa oled? Johannes, kus sa oled? Siin, tünni sees, appi, ma upun, ma ei jaksa enam hoida, tulge ometi appi. Nad jooksid kõik korraga sinna poole, kust hääl kostis. Seal seisis nõu marineeritud kurkidega. Sinna oligi Johannes kukkunud. Vaevaliselt hoidis ta enda äädika meres ringujuvate kurkide peal ülal, kuid vahetevahel kadus ta pea vedeliku alla. See oli kurb pilt. Hirmsa vaevaga õnnestus neil Johannes jälle kuivale tirida. Ta lehkas hapult ja oli märg nagu põrandakalts. Saite nüüd, tähendas härra Plomm hukkamõistvalt. Niisugused te olete. Ta jäi vait. Nad seisid hiirvaikselt tihedalt koos, sest otse nende juures kostsid poest 2 inimhäält. Sõnagi lausumata otsisid nad pilkudega parajat pelgupaika. Kohe nende kõrval seisis suur puuviljaga täidetud korv. Apelsinid, viigimarjad, pähklid, õunad ja veel paar pudelit vekitud puuviljaga. Vaikides ning kähku pugesid nad kõik 4 korvi ja peitsid endid puuviljade ning pudelite vahele. Nad kuulsid, kuidas tuttav poeproua hääl ütles. Kuid ma lubasin, et ma ostu neile veel täna õhtul ära viime. Poisi hääl vastas nutuselt. Aga ma tahaksin veel natuke väljas mängida. Küll sa jõuad, Jan, vastas proua. Vii korv nüüd kohe haiglasse, see on ju lähedal. Sa pead minema lastehaiglasse, 2. korrus, 6. palat.
terve plommide perekond pidas hinge kinni. Kas ma seda homme ei või teha, küsis nutune Jan. Ei, vastas ema otsustavalt. Vii aga otse kohe. Ema, vaata kui imelikult kass seisab, ütles Jan korraga mitte enam nutuselt, vaid imestunult. Kass, kordas poeproua ja jäi hämmeldunult vait. Nad läksid koos Janniga kassi juurde. Viplala pistis pea kahe õuna vahelt välja, jupitas käed üles. Hetk hiljem kuulsid nad Janni ütlevat. Küll on imelik lugu. Kas oskad seda seletada, ema? Ma katsusin kassi selga ja see oli täpselt nagu kivikuju. Ja nüüd on ta jälle päris tavaline kass. Ma vist kujutasin seda endale lihtsalt ette. Noh, Kiisu, kas püüad ka hästi hiiri? Tegi kass ja tuli nuuskides korvi poole. Hakka nüüd minema, ütles ema pojale ning Jan võttis korvi ja väljus sellega kauplusest. Korvis istujad itsitasid vaikselt. Vahva Viplala. Viimasel silmapilgul oli ta ometi jõudnud kõutsi tagasi tinistada. Hüva, igal juhul pääsevad nad nüüd poest välja. Kas nad viiakse haiglasse? See tähendas igatahes uut hädaohtu, uut hirmu. Nõnda nad sõitsid. Oli tunda, kuidas poiss kannab neid ettevaatlikult mööda tänavaid. Ümberringi valitses pimedus, keegi neist ei näinud midagi. Hiirvaikselt istusid nad peidus puuvilja all. Me oleme teel mingisse haiglasse, sosistas härra Plomm. Siis leitakse meid küll üles, kaebas Nellatella. Johannes ei öelnud midagi. Ta oli ikka veel liialt vapustatud oma suplusest hapukurkide seas. Ka Viplala vaikis. Ta oli klammerdunud banaani külge ja vahtis tigedalt ringi, silmad vidukil ja käed rusikas. Tal oli kavatsus hädakorral enda kaitseks välja astuda. Nad kuulsid, kuidas poiss rääkis haiglaukse hoidjaga ning tundsid, et korvi kanti trepist üles. Läks natuke aega ning nad kuulsid, kuidas mingi tüdruku hääl hüüdis. See on minule. Puuvili. Oh, ikka jälle puuvili. Mul on juba nii palju puuvilja. Noh, igal juhul suur aitäh. Ja ta pani korvi oma voodi kõrvale maha. Tüdruk polnud seni midagi märganud. Korvis istujad olid hiirvaiksed ega liigutanud. Vahest ei hakka väike tüdruk korvi kohe lahti pakkima. Johannes istus kõige kõrgemal, viinamarja kobarate vahel. Ta piilus ettevaatlikult välja ja nägi voodis lebavat last. Lapsel oli väga armas ja väga kahvatu näoke. Ta viibis toas üksi. Oli ta vahest jalaluu murdnud? On ta raskesti haige? Niipea, kui ta unne suikatab, võime kärmelt minema lipsata, mõtles Johannes. Kuid tüdruk tõstis pea padjalt ning pani nina otse korvi juurde. Häädikas, ütles ta vaikselt endamisi. Häädikas? Ma tunnen häädika lõhna, aga puuviljakorvis ei saa ju ometi olla hapukurke. Ta nuuskis ja nuusutas ning Johannes tõmbus tõtakalt tagasi viinamarja kobara varju. Tema liigutusest pääses veerema üks ploom ja selle järel ka üks punane õun. Härra Plomm karjatas. Oi! Ta jäi banaani ja pudeli vahele. Nellatella kukkus kummuli ning Viplal oleks ääre pealt korvist välja pudenenud. Haige tüdruk voodis kiljatas ning jõllitas korvi, nagu oleks ta näinud vaime. Mis see on? Hüüdis ta kartlikult. Nellatella pidas paremaks otse maid tegutseda. Ta kribis enda püsti, puges puuviljade vahelt välja ning kalpsas voodi peale. Ära ehmata, ütles ta. Palun, ära ehmata. Ma olen täitsa tavaline tüdruk nagu sinagi, ainult veidi väiksem. Ei, ära vajuta kellanupule. Võta käsi eemale, ära kedagi hüüa. Haige tüdruk tõmbas sõrme tagasi kella juurest, kuhu ta äsja oli vajutada tahtnud. Kes sa oled? Küsis ta küll kartlikult, aga samal ajal ka uudishimulikult ja õhinal.